Sellist asja ei ole Ameerika Ühendriigid oma ajaloos veel kogenud. USA ülemkohus lubas sisuliselt Donald Trumpil võimu enda kätte haarata ja vallandada neid, kellega USA presidendil polnud üldse mingit pistmist. USA ülemkohus laiendas presidendi võimu 6 häälega 3 vastu, andes talle õiguse ametnikke vallandada ja tühistades peaaegu 100 vanuse pretsedendi. Nüüdsest on Donald Trumpil lubatud vallandada ja ametisse nimetada sõltumatute ametkondade ametnikke, kes pole kunagi allunud ei kongressile ega veel vähem presidendile. See oligi demokraatia idee. Peavad olema need, kes tasakaalustavad poliitikat. Nüüd neid enam pole. Pärast ülemkohtu otsust pole seda Ameerika Ühendriikides enam olemas. Lisaks tegi USA ülemkohus otsusega valimiste kohta, mis toimuvad juba novembris. Ka see otsus ei too Ameerika Ühendriikidele midagi head. Samal ajal ei lubanud Ameerika Ühendriikide ülemkohus Donald Trumpil lihtsalt föderaalreservi ametnikke vallandada, mis samuti tekitas infoväljas palju kära, sest see on üsna selge topeltstandard. Proovin selles saates lihtsate sõnadega selgitada, mis täpselt praegu Ameerika Ühendriikide poliitikas toimub. Sest viimasel ajal teeb ülemkohus otsuse teise järel skandaalsete hagide kohta, mis on seotud Donald Trumpiga. Ja need otsused muudavad kardinaalselt Ameerika Ühendriikide poliitilist maastikku. Ja see kõik viib täieliku võimu koondumiseni ja usurpeerimiseni presidendi kätte. Ja ma olen kindel, et isegi Ukraina ja Euroopa meedia on hakanud neist ülemkohtu otsustest kirjutama, seetõttu otsustasin teile selgitada, mis tegelikult toimub. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja jätka oma kommentaar. Samuti liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Sellele leiate lingi selle video kirjeldusest. Seal on ka liigid kõigile minu sotsiaalmeediakontodele. Alustan siis kujundiku selgitusega Ameerika Ühendriikide poliitilise süsteemi ülesehitusest. Nii on võim Ameerika Ühendriikides korraldatud. Proovin seda piltikut seletada. Kujutage ette, et teie majal on 3 lukku välisuksel ja et majja sisse pääseda peate avama kõik 3 lukku. Esimese luku võti on teil taskus, teise luku võti on naabrite käes, kes jälgivad, et te rumalusi ei teeks. Ja nad vaatavad, kas te tulite peol purjus või mitte eriti. Ja 3. võti on sõltumatu turvamehe käes, keda ei saa lihtsalt vallandada sellepärast, et ta teile ei meeldi. Aga te olete kunagi selle turvamehe palganud ja just tema valvab maja ning ei lase isegi teile endal sellele majale kahju teha. Aga ta lihtsalt ei lase teid teie enda majja, kui te tulete kavatsusega sellele majale kahju teha. Umbes nii ongi Ameerika võim viimased 200–250 aastat korraldatud. President, kongress ja mis oluline, sõltumatu ametkond hoiavad üksteist ohjes, et keegi ei muutuks liiga võimsaks. Kõigil 3 on oma võtmed ja üks ei saa ilma teiseta hakkama ja otsuse tegemiseks on vaja kõigi 3 võtmeid. President, kongress, sõltumatu ametkond. Aga 29. juunil lõi USA ülemkohus sellelt ukselt lihtsalt 3. luku maha. Selles majas pole nüüd enam 3. lukku. Seega pole ka 3. võtit enam vaja. Ja ülemkohus tegi seda väga vaikselt, juriidilistes sõnastustes, ilma suuremate skandaalideta, nii et enamik inimesi ei pannud tähelegi, et tegelikult juhtus midagi ajaloolist. USA ülemkohus lubas Donald Trumpil vallandada sisuliselt ükskõik keda. See oli otsus kohtuasjas Trump versus Slaughter. Ülemkohus laiendas presidendi võimu ametnikke vallandada 6 poolthäälega 3 vastu, tühistades peaaegu 100 vanuse pretsedendi nimega Humphrey's Executor. Mida see lihtsustatud tähendab? Lihtsalt öeldes, Ameerikas on umbes 20 niinimetatud sõltumatut ametkonda. Need on struktuurid, mis loodi spetsiaalselt selleks, et töötada poliitikast eraldi. Nad reguleerivad ilma liialdamata kogu Ameerikast elu. Need agentuurid reguleerivad tohutuid Ameerika eluvaldkondi. Töövaidlused, föderaalametnike õigused, diskrimineerimine töökohal, mingid krediidiühistud, ametiühingud. Küsimused ohtlike toodete tagasikutsumise kohta, toiduainete ja ravimite reguleerimine, lennuõnnetuste uurimine ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Need kõik on sõltumatud asutused ja tegutsevad väljaspool poliitikat. Alates 1914 aastast kaitses seadus nende asutuste juhte lihtsa reegliga. Nende komisjonide liikmeid saab vallandada ainult, tsiteerin, ebatõhususe,
kohustuste hooletusse jätmise või ametiseisundi kuritarvitamise tõttu. Aga mitte sellepärast, et nad vaidlevad või ei nõustu presidendiga. Ei, asi oligi selles, et need asutused ei olnud üldse poliitikaga seotud ja see võimandas neil töötada ameeriklaste hüvanguks ükskõik millise võimu ajal. Täiesti ükskõik millise. Ja nüüd ülemkohus mattis selle reegli maha. Kõik algas juba 2025 aasta märtsis. Siis Donald Trump lihtsalt vallandas Föderaalse kaubanduskomisjoni liikme Rebecca Slotteri, ilma et oleks nimetanud ühtegi tegelikku põhjust. Ta lihtsalt ütles, et tema ametisolek on, tsiteerin, vastuolus presidendi administratsiooni prioriteetidega. Ja veik. Miks ta siis vallandati? Sest ta ei sobi. Punkt. Ja muidugi kaebas Slotter selle kohtusse. Madalama astme kohtud ennistasid ametisse viidates 1935 aasta pretsedendile. Lõpuks ütles Ameerika Ühendriikide ülemkohtu peakohtunik John Roberts, et teie see pretsedendi õigus on jama ja seetõttu ülemkohus lihtsalt tühistab selle pretsedendi. Ja loogika on järgne. Föderaalne kaubanduskomisjon ei ole siiski mingi sõltumatu organ. Ei, see on täidesaatva võimu osa. See tähendab, et seda organit peab kontrollima täidesaatva võimu juht ehk president. Ja see lugu poleks nii suure hoo sisse saanud, kui poleks olnud üht aga. Tundub, et kuulge, Donald Trump vallandas seal mingi komisjoni, mingi töötaja ja mis siis edasi. Aga siin on asi. Need ametkonnad tehti spetsiaalselt sõltumatuks, isegi täidesaatva võimu juhist. Et otsuseid tehtaks faktide põhjal, mitte ühe inimese poliitilise tahte või kellegi poliitiliste sümpaatiate järgi. Slottaise selgitas seda nii. Sõltumatus võimaldab teha otsuseid sisuliselt faktide põhjal ja ameeriklaste huvide kaitsmiseks. Kui juhti saab vallandada lihtsalt sellepärast, et ta ei meeldi isiklikult presidendile, tähendab see, et juht hakkab lähtuma mitte ameeriklaste huvidest, vaid lojaalsusest sellele presidendile. Ja kõige muret tekitavam on siin see, et see ei ole mingi üksik otsus. See ei ole lihtsalt ühe inimese vallandamine, vaid see on kogu võimu filosoofia muutmine. Juristid nimetavad praegu doktriini, mille kohus täna seadustas, ühtse täideviija teooriaks. Selline on selle määratlus. Ameerika juristid ütlevad, pärast seda otsust on see ühtse täidesaatva võimu teooria. See on idee, et presidendil peab olema täielik kontroll kogu täidesaatva võimu üle. Kogu täidesaatev võim ei saa olla mingilgi määral sõltumatu. See kõik peab olema rangelt presidendi alluvuses. Ja kohtunik Sotomayor, kes oli selle otsuse vastu, ütles, et selline otsus, tsiteerin, annab presidendile võimu, mida ei olnud isegi Inglise kroonil, kelle vastu Ameerika asutajad üles tõusid, tõstes presidendi kõrgemale kui kunagi varem temaga võrdsed võimuharud. Ja muutes kohustuse seadusi heas usus täita, litsentsiks tegutseda nende samade seaduste vastasel. Ja täna, nagu ta ütleb, lükkab kohus demokraatliku korra kõrvale selle nimel, kes moolutab võimustruktuuri enamuse teooria järgi ühtsest, kõike hõlmavast, täidesaatvast kontrollist. Ja siin ongi Donald Trump ise. Näitas, kui väga ta seda otsust ootas. Edasi tema tsitaat. 90 aastat pretsedenti on täielikult ja tingimuseta tühistatud, mis oluliselt laiendab presidendi võimu ajal, mil seda on kõige rohkem vaja. Ehk siis Donald Trump ei eita, et see otsus lihtsalt laiendab presidendi volitusi ja seda nimetataksegi võimu usurpeerimiseks. Kuid kohtu otsuses on üks detail, mis muudab kogu pildi veelgi huvitavamaks. Samal päeval arutas sama ülemkohus Donald Trumpi katset vallandada Lisa Cook Föderaalreservi süsteemist. See on Ameerika Ühendriikide keskpank, mis juhib intressimäärasid ja hoiab sisuliselt riigi majandust oma kätes. Tundub, et tuginedes ülemkohtu varasemale otsusele, võib Trump ta lihtsalt niimoodi vallandada. Kõik. Kohus otsustas, et ta võib vallandada. Ta ei erine kuidagi eelmisest töötajast. Aga siis äkki muutis ülemkohus oma seisukohta ja blokeeris Donald Trumpi poolt Föderaalreservi juhatuse liikme Lisa Cooki vallandamise, säilitades keskpanga sõltumatuse. Muide, Föderaalreservi otsus tehti 1 hääle enamusega, 5 kohtunikku 4 vastu. Ja on kummaline, miks panka võib, aga kaubanduskomisjon ei või. Kuidas see töötab? Ühes sõltumatus asutuses võib Trump vallandada juhte ja töötajaid, aga teises, täpselt samasuguses asutuses ei või. Just juriidiliselt samasuguses ametis ei tohi.
siin pole loogikat ja kriitikud märkasid seda kohe. Ehk siis, kas kõik kohtunike argumendid eelmises otsuses on täielik jama? Kas see on täielik võltsing? Miks saab Trump teistes ametkondades töötajaid vallandada, aga Föderaalreservis mitte? See tähendab, et ainus kaitse, mis sõltumatutel asutustel veel alles on, ei ole seadus. See on tegelikult 6 kohtuniku meeleolu, kes nüüd võivad otsustada jah või ei, hoolimata seadusest. Täna, ütleme nii, nad säässid Föderaalreservi ehk FRS-i, aga homme võivad nad ümber mõelda ja öelda, kuulge, ei, las Liisa Kukk ikkagi vallandab. Nii hakkas nüüd tööle USA ülemkohus. Aga ülemkohtu 29. juuni otsus on pika seeria finaal, kus võim liikus samm-sammult ühe poole kätte. Et mõista selle ulatust, panen ma natuke kronoloogiat lahti. Esimene samm oli veel president Trumpi esimene ametiaeg. Just siis hakkas ülemkohus juba nagu õõnast samentama sõltumatute asutuste kaitset, lubades Trumpil vallandada teise agentuuri, tarbijate finantskaitse büroo juhi. Ja siis kohus ütles ettevaaklikult, et võib vallandada, sest seda juhib üks direktor, mitte kolleegium. Mõeldakse seda, et kui asutust juhib üks inimene, mitte kolleegium, siis võib selle ühe inimese vallandada. Aga täna jäeti see täpsustus kõrvale ja nüüd võib vallandada ka kollegiaalsete komisjonide liikmeid. Ja teine samm on immuniteedi küsimus. Ma ei tea, võib-olla paljud on selle juba unustanud, aga 2024 aastal otsustas sama ülemkohus esimest korda 250 aasta jooksul midagi, mis muutis presidendi asetust seadusest kõrgemale. Siis otsustati, et kui riigipea, see tähendab Donald Trump, tegutseb ametlikult just presidendi staatuses, siis on ta nende tegude eest kriminaalvastutusest kaitstud. Kas need on seaduslikud või ebaseaduslikud, pole üldse oluline. Kui ta oli president, ei tohi teda puutuda. Ja just siis tõsteti tõenäoliselt esimest korda USA president seadusest kõrgemale. Öeldi, et seadus on nagu kõigi jaoks võrdne, aga on mõned, kes on võrdsemad kui teised. Kui president rikub seadust, aga ta on president, siis teda põhimõtteliselt ei tohi puutuda. Ja kolmas samm on üleriigilised kohtukeelud. Ja 2025 aastal algas juba Trumpi teine ametiaeg ning siis kohus piiras kohtunike õigust blokeerida Valge Maja tegevusi kogu riigis. Ja taas 6 häälega 3 vastu kitsendas ülemkohus üleriigiliste keeldude ulatust nii, et need puudutaksid ainult neid, kes olid otseselt hagi esitanud. See tähendab, et tinglikult pannakse toime mingi ebaseaduslik tegu inimeste grupi vastu. Ja selles inimeste grupis leidus ainult üks, kes läks ja esitas kohtusse kaebuse. Kohus tunnistab, et kogu selle inimrühma vastu tegutseti ebaseaduslikult, kuid kaitseb ainult seda ühte inimest, kes kohtusse kaebuse esitas. Teised, kui tahate, esitage kaebus ka. Nii see toimis. Inimkeeles öeldes võis varem üks kohtunik peatada ebaseadusliku määruse kõigi ameeriklaste jaoks korraga. Nii see oli võimalik, nüüd aga ainult ühsikutele hagejatele. Ülejäänud peavad kohtusse pöörduma ükshaaval. Kõik. Enam ei saa üks kohtunik lihtsalt võtta ja peatada näiteks mõne Trumpi otsuse kehtivust. Ja siin on üks väga oluline mõte, mida sageli tähelepanuta jäetakse. Võimu usurpeerimine toimub mitte ainult volituste haaramise kaudu, vaid ka nende kõrvandamise kaudu, kes võivad öelda ei, ametliku ei. Ja tänane otsus vallandamiste kohta ning eelmise aasta otsus kohtulike keeldude kohta on 2 lööki ühe ja sama eesmärgi pihta. Eemaldada iseseisvad inimesed, kes suudavad peatada USA presidendi. Kõigepealt nõrgestati kohtunikke. Üks kohtunik, ainult üks kohtunik ei saa teha otsust kogu Ameerika rahva huvides. Ei tohi. Ja nüüd nõrgestatakse sõltumatuid asutusi, mis pidid töötama väljaspool poliitikat ja poliitilisi veendumusi. Aga õnneks on seni olemas ka teine pool. Kohus ei langeta alati otsuseid Trumpi kasuks. Et olla aus ja täpne, on oluline näidata ka neid kohti, kus Trump kaotab. Kaubandustariifide osas sai Trump tõsise kaotuse osaliseks ja tuletan meelde, et 20. veebruaril 2026 tühistas ülemkohus 6 häälega 3 vastu Trumpi ulatuslikud ülemaailmsed tollimaksud, otsustades, et president ületas oma volitusi, viidates eriolukorra seadusele. Trump oli siis raevus, nimetas otsust häbiväärseks ja ütles, et tal on selliste kohtunike pärast üldse häbi. Muide, huvitav, kas tal nüüd ei ole nende kohtunike pärast häbi? Siis oli häbi ja ütles, kohtunikud on halvad, nüüd on kohtunikud head. Ja veel 29. juunil juhtus üks ootamatus, mis mõjus Trumpile halvasti.
kohus toetas osaviikide seadusi, mis lubavad arvestada posti teel saadetud hääletussedeleid, mis saabuvad pärast valimispäeva. Ja see oli ootamatu vastulöök Trumpi pikaajalisele taktikale posti teel hääletamise vastu. Trump kutsus kohe USA kongressi üles vastu võtma seadust Save America Act, mis piirab posti teel hääletamist ning kehtestab ranged uued nõuded isikut tõendavale dokumendile ja kodakondsuse tõendamisena. Ja veel, kohus lükkas tagasi tema apellatsiooni Jean Carrolli kohtuasjas. See tähendab, et Trump peab endisele kolumnistile maksma $5 miljonit. Lühidalt räägi, mis siin juhtus. Kirjanik ja ajakirjanik Jean Carroll teatas avalikult, et 1990. keskpaigas ründas Donald Trump teda seksuaalselt New Yorgi kaubamaja proovikabiinis. Trump lükkas need süüdistused kategooriliselt tagasi, nimetas Carrolli valetajaks ja tema lugu välja mõeldud pettuseks. Vastuseks seistas ajakirjanik Trumpi vastu tsiviilhagid laimu ja tema maine kahjustamise eest. Lõpuks tunnistas kohus ta juriidiliselt vastutavaks seksuaalse vägivalla ja laimu eest, kuigi vägistamise fakti ei peetud New Yorgi kriminaalõiguse standardite järgi tõendatuks. Kuid siiski tunnistati ta süüdi ja nüüd peab ta maksma $5 miljonit. Aga pöördume tagasi valimiste juurde. 29. juunil tegi kohus sammu, millel on tagajärjed veel paljudeks aastateks. Ülemkohus nõustus arutama valijate nimekirjade massilise puhastamise seaduslikkust vahetult enne valimisi. See on osa suuremast kohtuasjast, mis käsitleb meetodeid, millega Arizona eemaldab mittekodanike valijate nimekirjadest ja on selgelt öeldud, millises kontekstis see toimub. See tugevdab vabariiklaste püüdlusi karmistada hääletamisreegleid Donald Trumpi põhjendamatute väidete taustal massilisest valimispettusest. Miks see kõik on ohtlik? Esiteks, kui ülemkohus lubas Donald Trumpil vallandada sõltumatute ametkondade juhte, hävitas ta kaitsemehhanismi, selle sama ukse peal seisva turvamehe. 3 võimuharuga süsteem ei eksisteeri mitte mingist suurest armastusest bürokraatia vastu, vaid sellepärast, et piiranguteta võim lõpeb alati ühtemoodi, kuritarvituste ja võimuharanguga. Alati. Kui president võib vallandada ükskõik millise regulaatori, uurija või arbitri, kes talle lihtsalt ette jääb, kaob ära sõltumatu järelevalve mõte. Ja Ukrainas prooviti nii teha, nii nagu prooviti teha riikliku korruptsioonivastase büroo ja spetsialiseeritud korruptsioonivastase prokuratuuriga. Jumal tänatud, et see ei õnnestunud. Asutus, mis peab näiteks kontrollima ravimite ja toiduainete ohutust, uurima lennuõnnetusi, kaitsma tarbijaid, kaitsma töötajaid ja nii edasi. Nüüd hakkab lähtuma valgest majast, mitte faktidest, ja hakkab jälgima, nii, mis seal praegu meeleolud on? Kui Trump näiteks palub vastu, hüpoteetiliselt vastu, ma ei tea, töötajate vastu, siis see asutus ei hakka neid kaitsma. Sest selle asutuse juht saab aru, et kui ta läheb Trumpi tahte vastu, siis vallandatakse ta kohe. Ja kõik. See tähendab, et rõhk ei ole faktidel, vaid poliitilisel olukorral. Teiseks, see töötab iga tulevase presidendi puhul. Ja just sellest on kriitiliselt tähtis aru saada väljaspool parteilist loogikat. Võim, mille ülemkohus täna Donald Trumpile andis, jääb ka järgmisele Valgemaja peremehele, kes iganes ta ka poleks. Seetõttu olid isegi mõned vabariiklased sellisest otsusest šokeeritud. Sest nad saavad suurepäraselt aru, et kõik need volitused jäävad ka järgmisele demokraadist presidendile. Ja teate, see ongi 3. asi. Kui vaadata kõiki neid otsuseid eraldi, siis need ei tundu nii hirmsad. Keegi lasti lahti. Lasti lahti mingi ametnik. Piirati kohtunike õigusi mingites osariikides. Nõrgestati lihtsalt ühte seadust. Nõustusid arutama ainult ühte juhtumit. Ehk siis kõik eraldi võttes tundub tühi asi. See on köömes. Aga asi on selles, et kui sellele kõigele kõrvalt vaadata, siis saab selgeks. Üha rohkem võimu koondub ühe inimese kätte. Ja üha vähem jääb neid, kes saavad öelda stopp. Ja võib-olla kõige kõnekam detail on taust, millel see kõik toimub. Värske sotsioloogiline uuring näitas, et ameeriklaste uhkus oma demokraatia üle on langenud 28%-ni. Vähem kui 1/3 ameeriklastest tunneb täna uhkus selle üle, kuidas nende demokraatia toimib. Vähem kui 1/3. Riik, mis 250 aastat tagasi tõusis üles kuninga vastu, tähistab nüüd oma juubelit, arutades, kas nende presidendil pole ehk rohkem võimu, kui tollel samal kroonil kunagi oli.
Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldimisnuppu. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!